Tere kallid fännid! Käes on 19. juuni, hommik Huugaja saade on jõudnud oma 24. episoodi. Ma võtan nüüd kohe väikse minuti mõtlemaks, et 24 osa olen valmis vorpinud, et päris õige. Jah, sain mõeldud. Kes siis veel ei tea, hommik Huugaja saates me arutame mingisuguste teemade üle, arutame mingisuguste uudiste üle, ütlen enda arvamuse, mida ma kellelegi peale ei suru. Saate ise kodudes mõelda, kas ma ajan mõttetut paska või mitte. Samuti anname välja ka erinevaid tiitleid, nagu näiteks nädala vakstupea, kus siis valime selle nädala kõige suurema sitaga hakkama saanud inimese välja. Kuna vakstupead meil ei ole ammu olnud, siis jah, jääge video lõpuni, saate teada, kes selle nädala vakstupea on. Aga hakkame siis selle vahva saate kõigi pihta, või mis? Igatahes minu esimene asi, millest ma tahaks täna rääkida, tuleb ühelt nördinud lugejalt, kes siis kirjutas naistekaselt Delfisse, kus ma jälle ennast leian siukse arvamusartikli siis. Mehed, pange palun avalikus kohas särgid selga. Ma tõesti tahan näha teie rasvast kõhtu. Ja nördinud lugejal oli siis selline kogemus, et läks siis tema perega sööma, tulid tema laua kõrvale siis 5 ossi, kes siis selles mõttes särke polnud seljas, vennad seal kuradi panid normaalselt õlli alla, selles mõttes nagu ossid ikka. Ja siis tal oli seal toit saabunud ja seda ta ei suutnud süüa ja nad läksid sealt ära ja täiesti jube. Mul on jube kahju sinust, et sul siuksed jamad on. Kurat, võta kurat, et tõuseb püsti ja tõmba nahku sealt restoranis siis. Ja sa lõpetad selle artikli ära, et mehed, saage üle sellest idiootsest eksibionismist ja kandke särki. Esiteks, ära türa ütle mulle, mida ma tegema pean. Kommentaarides on ka siin selles mõttes inimesed on nagu nõus, et jumal küll, et aga tõuse siis püsti ja tõmba nagu naaksu või millest nagu probleem on, mis sa nagu jooksed koju nagu tippima vaata seda artiklit või arvamuskirja. Aga siin on üks kommentaar, mis mulle nagu väga üldse ei istu. Üldse kurat ei istu. Nõuku ajal lendasid platele, kui pool alasti linnast tuiasid. Kaine või mitte. Kuule kuradi vakstupea, kas sa saad aru, et see nõuku aeg on läbi ja ma vihkan seda kuradi lauset, aga nõuku ajal meie ikka, kui nõuku ajal siuke asi oleks juht. Kas sa saad aru, et seda enam ei ole? Saa aru inimene, et sul ei ole vaja seda lauset öeldagi, et kui nõuku aeg on läbi 2017. Ma ei taha tunduda nüüd mingisugune ennast täis milleeniumlane siin teie jaoks, kes siin old head praegu vaatab ja mõtleb, et kuradi prillidega pede, mis ta seal niimoodi lahmib. Aga nagu nõuku aeg on läbi, ära ütle seda lauset. Kedagi ei koti. Aga selle nördind lugeja juurde tagasi tulles, kellele meeldi, kui kõrval lauas panevad paljaste torsodega ossid mõnusalt möllu, siis ja see, et nagu enamustel pohhu sellest on, nagu tuletas mulle meelde seda, et kas te mäletate seda homopealina värki, mis meil siin Rakveres oli? Kiiresti teen nagu too long didn't read'i, aga Rakveres taheti teha siis homofestival, kus siis kutsutakse kogu kommuun kokku, geid ja värgid-särgid ja vaatavad seal filmi, siuke community värk, selles mõttes nagu, tundub nagu jumala hea idee. Ja siis seal küsiti nendelt väikestelt poistelt, et aga mis sa sellest arvad, et Rakveresse tuleb siia homofestival? Ja siis need siuksed nooremad kutid seal vastasid, et oi, mulle ei meeldi mingi geivärk, lihtsalt seal vastasid sellepärast, et sa ei saa ju kuradi 14-aastase kuradi naglana öelda, et et ma olen jumala päri sellega, aga muidugi gei tee. Sa ei saa nagu niimoodi teha, sest et muidu sa järgmine päev saad koolis malli lihtsalt, sest sa oled homo. Ja ma hakkasingi nagu praegu sellele mõtlema, et kõik inimesed, kes seal selle homopealinna teema ajal nagu hullult sõna võtsid ja möllasid selle kallal, kui palju te reaalselt nagu mõtlete selle peale, kas te olete nagu reaalselt viimase 1-2 kuu jooksul mõelnud selle asja peale, et kas need homod üldse nagu teevad midagi või ei tee midagi. Et ma nagu ei süüdista loomulikult neid poisse, kes seal vastasid, sellepärast, et ma juba mainisin. Ja ega ma ei süüdista loomulikult ajakirjanikku ka, sellepärast, et ajakirjanik vaatab, et kuradi kamp mingisugused 14-aastased naglasi. Muidugi lähme küsime neid, mis nad geidest arvavad, sellepärast, et nad on ju loomulikult väga head inimesed, kellelt arvamust küsida. Aga jah, nüüd ma panin teemast täiega jälle eemale. Aga mis ma ütlen selle jutu lõpet. Inimesed, kui teid mingi asi nagu väga ei puuduta, siis palun olge hoidke ma suu kinni. Loomulikult võite arvamust avaldada, aga tihtipeale on seda nagu nii loll vaadata, kuidas te siin arvamust avaldate mingisuguste asjade kohta, mis teid nagu reaalselt ei sega. Teiseks, ma ei süüdista loomulikult ajakirjanikke, et nad nii lolle küsimusi küsivad, sellepärast, et tänapäeva ajakirjaniku missioon on siiski saada oma artiklile kõige rohkem kommentaare, et siis saaks kontoris mõnusalt lulli lüüa, et näe, minu uudis sai 400 kommentaari, kõik on tagajalgadel. Kolmandaks, nördind lugeja. Järgmine kord lihtsalt ole hea, tõuse püsti. Minegi räägi ossidega. Nad võivad tunduda siuksed suured mölakad, värgid-särgid, et kuradi tõmbavad sul juustest kinni ja panevad põlvega näkku, aga kui sa lähed ta juurde, ütled, et kuule, sorry, me sööme vaata perega. Mul tütar vaata sööb praegu friikartulid vaata ja vorsti, et kuradi äkki sa viitsid mingi oma selle õllese rinnakarva nagu peitu panna, et see on nagu suht inetu. Ma arvan, et sellele oleks nagu lahendus leitud ja see oleks säästnud oma aega, oma närve ja oleks nagu kõik korras olnud. Ja neljandaks, Arsenal.
see oli jalkanali, võib-olla ma loodan, et keegi saab ikka aru. Alustasime siis saadet natukene agressiivselt, aga loodame, et läheb nüüd rahulikumaks, sest et järgmiseks me räägime no, mina kedagi hukka ei mõista. Kui on võimalusi, tehke ausalt, normaalne, kõik jäid terveks, kõik on korras, ei ole mõtet hakata siin nüüd vendadele puid alla panema seal kommentaariumis, et kurat küll, noored, sitakotid. Üks asi, mida ma nagu tahaks nagu öelda selle kohta on see, et ma loodan, et see auto ei lõpeta kuskil 2 kuu pärast ostan, müün, vahetan grupis, kus on öeldud, et müüa Audi A6, selles mõttes väikse kõksu on teinud ja esiots on nagu korda tehtud. Padjad käisid küll imelikult kombel väljas, kuigi kõks oli väga väike, aga muidu on autol üks omanik olnud, kirikupapi. Siis on mul teile täna tutvustada üks uus segment, mille nimi on Ah, meil ikka Eestis juhtub. Ja täna Ah, meil ikka Eestis juhtub. Segmendis ma räägin teile siis loo sellest, kuidas 5-aastase tüdruku ema jättis lapse õhtul naabrimehe hoolde ja purjus mees läks täna poolpalja tüdrukuga randa. Nimelt eile, no selles mõttes te vaatate seda esmaspäeval, see oli nagu pühapäeval, ehk siis üleeile. See on siis teie jaoks üleeile, minu jaoks pohhui. Stroomi rannast tuli vetelpäästjatel siis täna otsida 5-aastase tüdruku ema. Lapse tõi randa purjus mees, kelle sõnul andis tüdruku mehe hoolde juba eile õhtul lapse ema, kes samuti purjus päi randa tütrele järgi tuli. Ah, meil ikka Eestis juhtub. Ja, mis me selle kohta oskame ikka öelda. Ma võib-olla ainult seda tuletaks meelde, et palun ärge minge randa täiega jooma. Selles mõttes siuke väike, cheeky kiss niimoodi kõrrega purgist juua nagu okei. Aga kui sa lähed sinna niimoodi, et kurat ikka võtaksid kuradi mingi siukene, see võib nii persse minna. Purjus peaga mõtle, kui sa ujuma lähed ja võidki ära uppuda. See on nagu, vahet ei ole, niimoodi keegi kuula seda. Kui ükskord juhtub, küll siis mõtled, et ai plea. Aga siis oled sa juba surnud. Ja teine jutt, mis me saame siia, ah, meil ikka Eestis juhtub. Segmenti panna on siis selline, et Tallinnas pussitas neiu noormeest noaga südamesse. Ohver on koomas. Kuna sellel uudisel on siuke natukene kurb lõpp, et ohver on koomas, siis ma mingisugused tobedad nalju hakka tegema. Kui ainult ütlen seda, et bitches be crazy ja kui sa lähed oma piffiga tõesti niimoodi kaklema, et ta võtab juba noa välja, siis ei aita sul ei Raffaello Karp, ei lilled ega fidget spinner, seda sa maha ei rahusta. Trust. Ja siis lihtsalt run. Ohvri seisund on hetkel kriitiline ja viibib ta siis kunstlikus koomas, nii et paneme kõik oma mõtted ja head, soojad, positiivsed vaibid selle ohvri poole teele. Sest et keegi meist ei taha surra sellepärast, et mingi psühheit. Kui Ott võitis eelmine nädal meil siin ralli ära edestades soomlast, siis nüüd Anett Kontaveit võitis Hollandis VTA turniiri, kus ta alistas venelasi, nii et tubli Ott ja Anett, õiged Eesti inimesed, kes alistavad meie naabreid ja võidavad suuri auhindu, nii et mõlemad olete väga tublid. Anett, väga hästi paned reget ja värki ja tennis. Tsiteerin siin sõpra Slaavikut, kes ütles, väga tubli tüdruk, andku Anetile veel palju võite. Siis politoloog Iivi Jõe Cannon kirjutas siis arvamusloo sellest, kuidas meie äritegevus läheb üle inglise keelele ehk My Fitness, Time Out, Development ja Cash and Carry on vallutanud tänavapildi. Esiteks ma tahaks nagu seda öelda, et kuule, kas su mingi perekonnanimi ei ole Cannon, mis on nagu ingliskeelne sõna kahur või midagi, ei ole või? Siis teiseks, aga mis selles halba nagu on? Kui 50-100 aasta pärast räägivad kõik ühiselt inglise keelt ja kõik saavad üksteisest aru, mis selles nagu halba on nagu... Kõige tähtsam on see, et jääks õige keel. See, mis keeles nad räägivad, loomulikult ma võin siin hakata jahuma, et et eesti keel on ikka nii ilus keel ja me peame kultuuri hoidma ja loomulikult seda kultuuri hoitakse. Alati on inimesed olemas, kes seda hoiavad. Kui meil tuleb mingisugune jõukas, mille nimi on My Fitness ja tänavapildis on sul nii palju inglisekeelseid sõnu ja sa arvad, et nüüd läheb meil eesti kultuur persse kõik, siis kahjuks Iivi Jõe Cannon, sina oled meie selle nädala vakstupea. Kahju küll, sa oled politoloog, nii et kindlasti ka väga tark inimene, aga praegu küll nagu ma ei saa aru sellest vingumisest, et maailm läheb kõik üle mingitele mingi slängile ja värki-särkina. Nagu jah, jälle ma tundun nagu ennast täis milleeniumlane, kurat, jälle midagi möliseb, aga no reaalselt seda on nii valus kuulata, kuidas mingisugused vanad inimesed lihtsalt muretsevad nii mõttetute asjade pärast. Ärge palun muretsege meie keelekultuuri pärast. Meil on alati inimesed, kes seda edendavad, kes seda hoiavad ja see ei kao mitte kuskile. Ära karda Iivi ja Cannon, ei kao eesti keel mitte kuhugi. Aga aitab küll tänasest sitatootmisest, hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Esiteks ma tahaks tänada kõiki, kes on uuga särke endale ostnud. Peast ma võin öelda, et aitäh Kristale, aitäh Märdile. Märt oli hästi äge vend. Kuidas ma ei tea mitte ühtegi Märti, kes on mingi jobi või midagi. Kõik Märdid, keda ma olen kohanud, on lihtsalt mingi täiega lahedad vennad. Ma panen poja nimeks ka Märt. Igatahes Märt ütles, kui on vaja kunagi mingisugust videovärki teha drooniga, mida iganes, siis viska kõnet peale, nii et aitäh sulle, Märt.
vastutasuks väike klipp sinu videost ja all saate Märdi videosi vaadata, kui teid selline asi huvitab. Siis aitäh Argenile ja keegi oli veel, aga sorry, ma ei mäleta ausalt. Lähme edasi, loeme eelmise nädala kommentaare. Mida vittu? Vakstube tiitlit ei saanudki keegi või? See Vakstube asi, see tiitel, see ei ole mingisugune iganädalane värk. See on nagu tõesti, kui keegi on Vakstube. Nagu täna oli nagu mul jube hea võimalus inimesel, kes räägib mingisugusest Eesti kultuuri väljasuremisest ja kuidas kõik asendatakse ingliskeelsete sõnadega ja ta perekonnanimi on Cannon. Nagu, ma muidugi saan aru, et see on ta perekonnanimi, see ei puutu üldse asjasse, aga see on nagu natukene naljakas ja see on nagu hea põhjus mulle öelda, et sa oled ikka Vakstubena. Et jah, ärge oodake igas videos seda Vakstube värki. Siis Rainer Werner kirjutas, Harli on 10, Hallik on peenike puuks, Ebola on underrated, Softcore pole sinu jaoks väljendanud Virumaa moodi, #suguelundid. Ehk siis ma arvan, et Rainer Werner viitab sellele, et ma pean ikkagi natukene mina ise olema ja vahepeal ikka kellegi munni saatma. Ja 5. Keep up the good. Aitäh sulle, Rainer Werner. Mulle alati meeldib, kui sa kommenteerid mu videosi, see tähendab mulle väga palju. DJ Sillu 22 kirjutas 720p ehk siis viidates sellele, et ma siin rääkisin suure suuga, et ma teen tonn 80 pilti nüüd. Sellega on selline lugu, et seoses paljude koostööpartneritega ei ole me hetkel veel 1080p kvaliteeti välja suutnud renderdada, nii et peate ka see nädal saama hakkama 720p-ga. Ma olen ikka täis hea seppna. Vaata, ma viskasin selle mikri nüüd maha. Rääkisin peale seda korralik mingisugune 7 minti rääkisin veel kommentaaridest. Ja siis tuli välja, et ma hoopis viskasin omal mikri korraks katki. Aga proovime hakkama saada ikkagi. Avalin kirjutab, et tahan ka järgmises videos olla oma kommentaariga. Näe, palun, Avalin. Siis Kevin kirjutab siin, et lähme Eesti Twitterisse ja siis räägid Stjopast ja Viktorist. Kuule, kui see siit natuke rahulikumaks teeb, siis Stjopa päris nimi minu arust Steven ja Viktor on Viktor. Viktor vähemalt proovib. Come on. Ja lõpetuseks mingid suvakad küsivad mult, nagu nimi on mingid suvakad, ma nagu ei ole ülbe praegu. Mingid suvakad küsivad, et kus kohas seda Huugaja särki saab. Huugaja särki saab facebook.com/Huugaja või mis iganes teine platvorm, kus te soovite mulle kirjutada. 15 eurot ta maksab ja see on ainukene viis, kuidas, kui keegi on tõesti nii tulihingeline fänn, et ta tahab mind kuidagi toetada, siis see on nagu ainukene viis. Aga sellega ma tänaseks lõpetangi, oli täitsa meeldiv siin jälle natukene lobiseda siin Rakvere stuudios ja üldse siin Rakveres olla. Teie, ma ei tea, kirjutage kommentaaridesse, mis te jaanipäeval teete ja mis on kõige haigem jaanipäev, mis teil on üldse kunagi elus olnud. Ja pange like, kui te jaanipäeval üle lõkke hüppate, siis pange like. Nagu ma ütlesin, olge mõnusad, olge toredad, ärge tehke midagi sellist, mida mina ei teeks ja huugamiseni.